Noh, me oleme tagasi. Ja 2 sõna, mis näivad pealkirjadest domineerivat, on blokaad ja relvarahu. Aga enne kui alustame, kuulame, mida USA välisminister Marco Rubio selle kohta hiljutises intervjuus ütles. Ma arvan, et kui te küsiksite iisraellastelt, ütleksid nad, et ideaalne tulemus oleks tugev Liibanoni valitsus koos tugeva Liibanoni relvajõududega, kes suudaksid Hezbollah laiali saata, et takistada neid rünnakuid ja lõpuks tagada, et nad ei eksisteeriks enam sõjalise üksusena. See on ideaalne tulemus, mida iisraellased soovivad. Ma arvan, et seda tahavad ka liibanonlased. Ma arvan, et probleem, millega me praegu lühiajaliselt silmitsi seisame, on see, et Liibanoni relvajõududel võib küll olla tahe, kuid neil ei ole praegu täielikku võimekust tegeleda kõigi ohtudega, mis pärinevad Hezbollahst Liibanoni sees. Sa ütlesid relvarahu ja blokaad. Liibanonis ei räägi keegi blokaadist. Blokaad puudutab Iraani. Liibanonis on relvarahu, kuid see on vaid poolik relvarahu, sest Iisrael on sihtinud Hezbollaht ja Hezbollah on kahjuks sihtinud Iisraeli, eriti meie kodanike põhjas. See on nagu konflikt, mille ulatus on piiratum, kuid konflikt jätkub. Ja ma nägin eile, et Iisraeli kaitseväe pressiesindaja avaldas kaadrid, kus lõhati lõunapoolse Liibanoni linnade all asuvaid tunneleid. Kus nad on ehitanud need tohutud suured sõjalised infrastruktuurid, midagi, mida me oleme Gazast juba teadnud, kus Hamas ehitas tsiviilobjektide alla suuri sõjalisi rajatisi. Ja siis saab muidugi kogu maailm öelda, et Iisrael hävitab tsiviilinfrastruktuuri. Aga me ei tee seda. Tegelikult hävitame me sõjalist infrastruktuuri, mis on ehitatud tsiviilinfrastruktuuri alla. Absoluutselt, kiirabid ja nii edasi, jah, täiesti õige. Hezbollah ja Hamas kasutavad sama taktikat ning ka Iraan on selles mängus. Te peidate end inimkilpide taha, mida te nimetate inimkilpideks. Nii et kui meid rünnatakse, kui Iisraeli rünnatakse ja ta vastab, siis tabab ta sihtmärke, mida maailm või Iisraeli vastane maailm nimetab tsiviilobjektideks. Aga räägime hetkeks lihtsalt nende 2 areeni vahelisest seosest. Ja ma tahaksin vaid vaielda millegi üle, mida Rubio just ütles, kuigi Rubio on täiesti Iisraeli poolel. Ja selles osas ei ole mul tema suhtes mingit kriitikat, aga mind teeb murelikuks Valge Maja naiivsus selles küsimuses. Liibanoni president Aoun, jah, Washingtonis toimuvad kõnelused Iisraeli ja Liibanoni esindajate vahel. Aga esiteks, Aoun ei taha, tead president Trump ütles, et ja Aoun kavatseb Netanyahuga kohtuda või telefonikõne pidada. Aga tema ei taha sellega midagi pistmist. Ta süüdistab ka Iisraeli Liibanonis toimuvas rohkem, kui ta süüdistab Hezbollaht. Nüüd on tema huvides Washingtoniga hästi läbi saada. Ja loomulikult ei taha ta, et Hezbollah tema riigis hävingut põhjustaks. Aga ärge eksige, ükskõik millised kokkulepped seal ka ei toimuks, mina ei ole nende suhtes sugugi lootusrikas. Ja mis on huvitav on see, kuidas president Trump ütles, et ta pikendas niinimetatud relvarahu Liibanonis veel 3 nädalaks. Ja kõik, mida me saame, on raketid Põhja-Iisraeli pihta. Ja Iisraeli õuvägi sihivad Hezbollahad Liibanonis, aga mitte Beirutis. Ja kui Trump ütles, et rahunege maha või midagi sellist, siis me mõlemad kuulame teda ja samal ajal ei kuula teda. Nii et Ruuti ma vaatan samu fakte ja mul on optimistlikum tõlgendus. Võib-olla on see meie iseloomude, ajaloo või millegi muu tõttu. Aga Liibanoni president on öelnud, et Hezbollah esindab välisjõudu, et nad on sundinud Liibanoni sellesse sõtta, mis ei ole Liibanoni sõda. Ta on nimetanud neid reeturiteks, eks? Jaa, see on tõsi. Ta ei ütle tavaliselt Hezbollah nimepidi, aga kõik teavad, kellest ta räägib. Kas tal on aeg-ajalt midagi ebameeldivat öelda Iisraeli kohta? Jah, on küll. Aga ta on vähemalt sõnades rohkem kritiseerinud Hezbollahit ja öelnud, et nad peavad relvad maha panema. Kui ükski varasem Liibanoni juht kaasaegses ajaloos. Olgu. Jaa, ma arvan, et selle eest tuleks talle au anda. Teine punkt, ja sa võid öelda, et see pole oluline, aga Hezbollah on vägivaldne äärmuslik terroriorganisatsioon. Ma ei räägi sulle midagi, mida sa ei teaks, aga Hezbollahil pole minevikus olnud mingit raskust Liibanoni juhtide mõrvamisega. Tuntud juhtum on Bashir Jumail, kes oli Iisraeliga rahulepet sõlmimas ja mõrvati süürlaste poolt. Liibanonil on pikk poliitiliste mõrvade ajalugu.
Ja tal on õigus muretseda, eks. Tal on õigus olla mures ja ettevaatlik. Küsimus on selles, kas ta liigub õiges suunas. Võib öelda, et mitte piisavalt kiiresti, mitte piisavalt otsustavalt, aga pole kahtlustki, et ta liigub õiges suunas. Kui Liibanoni president saaks, tead küll, vajutada mingit võlunuppu ja kõrvaldada Hezbollah sõjalise jõuna, siis ta vajutaks seda nuppu. Tal pole seda võluvõtit. Tal on vaja protsessi. Ja ta on nõustunud nende läbirääkimistega suursaadikute vahel. Ta ei ole veel nõustunud, kuigi president Trump teatas enneaegselt, et ta kohtub Netanyahuga. Ilmselt see niipea ei juhtu. Aga ma tuletaksin teile meelde midagi, mida Netanyahu avalikult ütles, kui ta rääkis, ma arvan, et see oli selle nädala alguses, Iisraeli kaitseväe ohvitseridele. Ta ütles, et Iisraeli sõjalised tegevused Liibanonis Hezbollah vastu on saanud Valge Maja heakskiidu. Ja ta ütles ka, et need on saanud Liibanoni valitsuse heakskiidu. Nii et kulisside taga saadetakse sõnumeid, et kui Iisrael tegutseb Hezbollah vastu, ründab sihtmärke lõunas ja hävitab nende infrastruktuuri ja nii edasi. Sellel on nii Washingtoni, nagu kuulsime Rubiolt, kui ka Beiruti heakskiit. Ja Liibanoni avaliku arvamuse küsitlused näitavad, et valdav enamus liibanonlastest toetab Hezbollah kui sõjalise jõu laiali saatmist. Ja see pole ainult kristlik kogukond. See pole ainult sunniitide moslemite kogukond. See pole ainult druuside kogukond. Ma nägin isegi küsitlust, kus veerand kuni kolmandik šiia moslemitest, kes on Hezbollah tuumikkogukond, usub, et Hezbollah peaks relvad maha panema. Oh ei, absoluutselt. Ja mul pole kahtlustki, et Liibanoni rahvas mõtleb seda tõsiselt. Aga kui sekretär Rubio ütles, et tead, Liibanoni armeel on head kavatsused, aga see on nõrk. Aga siin pean ma sellega vaidlema. Armee on täielikult Hezbollah poolt infiltreeritud ja valitsus on samuti Hezbollah poolt infiltreeritud. Ma ei ütle, et president Aoun oleks Hezbollah. Ma ei ütle seda. Aga asi pole ainult nõrkuses. Ja jah, tal on õigus muretseda, et ta võidakse mõrvata. Aga pange tähele, ma tean, et meile kõigile meeldib öelda, kas pole hämmastav. See Araabia juht, kes teeb neid žeste, A, ta ei võtaks kõnet vastu, ta ei rääkinud isegi Netanyahuga telefonis ja B, ta ei kasuta kunagi sõna Hezbollah. Sa ütlesid, me teame, kellest ta räägib. Nii et mida ma ütlen, on see, et sul on õigus. Sa oled sallivam kui mina. Ma arvan, et Iisrael leiab alati Araabia juhtidele vabandusi ja ütleb, aitäh. Kuigi meie teeme selle töö ära, aitab Iisrael Liibanoni valitsust sihtides Hezbollaht. Nii et selle asemel, et meid maha teha, oleks vahel tore kuulda ka aitäh. Aga olgu, see on vist liiga palju oodata. Nii et ma tean, et ma ei ole president Aounile tänulik. Meie teeme talle teene, mitte vastupidi. See on üks asi. Muide, kui me räägime Iraanist, siis see on ka Iraaniga seotud, sest loomulikult on Hezbollah Iraani käsilane. Vaatame nüüd korraks, mis siin toimub. Me peame vaatama president Trumpi postitust Truth Socialis. Nagu tavaliselt meile meeldib We like to, nii naljaviluks kui ka tõsiselt. Siin on, mida ta selle kohta ütles. Ta ütles, et Iraan andis meile just teada, et nad on, tsiteerin, kokkuvarisemise seisundis. Nad tahavad, et me avaksime Hormuzi väina nii kiiresti kui võimalik, kuna nad püüavad oma juhtkonna olukorda lahendada, mida ma usun, et nad suudavad teha. Hüüumärk. Aitäh, et pöörasite sellele küsimusele tähelepanu president Donald J. Trump. Nii et mis ta siis on, kuidas sina seda konkreetset postitust tõlgendad? Ma arvan, et Trumpil on selles osas olnud hämmastav edu. Ta on võtnud kõik relvad, mis iraanlastel on, ja ta on need relvad neutraliseerinud. Nagu näiteks läbirääkimistel Pakistaniga Pakistanis. Nii et iraanlased hakkasid ütlema, me ei tule. Me tahame, et need tingimused oleksid eelnevalt kokku lepitud. Me tahame, et see oleks laual. Ja Trump ütleb, ärge tulge. Teisisõnu, iraanlased arvavad, et nad kasutavad survet, nad peavad läbirääkimisi väga targalt. Nad ei ilmu läbirääkimistele enne, kui mõned tingimused on eelnevalt nende kasuks kokku lepitud. Ameeriklased peavad tegema järeleandmisi, et nad kohale tuleksid. Ja Trump ütleb, ei, ärge tulge, mind see ei häiri. Teisisõnu, sa võtad selle, mida nad peavad relvaks ja võid selle neutraliseerida. Ja sama on ka Hormuzi väinaga. Nad ütlesid, et blokeerivad Hormuzi väina.
ma kuulsin erinevaid eksperte, nii-öelda eksperte nii Iisraelis kui ka Ameerika Ühendriikides ütlemas, et see on tähtsam kui tuumarelv, sest tuumarelvaga saab hävitada ühe linna, aga nemad võivad kägistada kogu maailma majanduse. Neil on see asi, mis on tähtsam kui tuumarelv. Nad võivad sulgeda Hormuzi väina ja hävitada ülemaailmse majanduse, palju võimsam kui tuumarelv. Ja mida Trump tegi? Ta võttis selle, mida nemad pidasid relvaks ja pööras selle pea peale. Ta muutis selle relvaks nende endi vastu. Täpselt nii. Ja blokeerides Iraani, nagu ta blokeeris Venezuela, nagu Ameerika Ühendriigid nüüd blokeerivad Kuubateks. Praegu teete seda aeglaselt, kuid kindlalt, ilma sõjaliste vahenditeta. Ta ei viska pomme, aga kas režiim kannatab? Kas režiim maksab hinda? Kas režiim on jätkusuutlik, kui nad ei saa üldse raha teenida, sest nad ei saa oma naftat eksportida? See on nüüd strateegia. Blokaadil läheb aega, et see mõjuks. Aga ma usun, et see on huvitav strateegia. See ei tähenda, et ta ei peaks aeg-ajalt kasutama sõjalisi meetmeid, kuid ma arvan, et see blokaadistrateegia võib olla väga edukas, sest me teame, et just majanduslikud tegurid tõid inimesed tänavatelt ära selle aasta jaanuaris. Ja kui see majandussurve jätkub, siis režiim ei suuda oma inimestele maksta. Ta ei suuda maksta oma revolutsiooni kaardiväele, armeele ja nii edasi. Kas see võiks olla viis, kas survestada, et saada tuumaküsimuses soovitud kokkulepe või lõpuks viia režiimi vahetuseni? Kindlasti, loodetavasti ja minu arvates on president Trump selles strateegias olnud suurepärane. Ja ma olen täiesti eri meelt kõigi nende inimestega, kes ütlevad, et tal pole strateegiat tema sotsiaalmeedia postituste tõttu. Ma arvan, et me näeme selget strateegiat. Ja ta pole kunagi kõhelnud ütlemast, et eelistaks mitte kasutada sõjalist jõudu. See pole ju üllatus, eks? Ta ütleb, et me teeme seda igal võimalikul viisil, kas heaga või raskel teel. Ja meie eelistame mitte rasket teed. Ja ta annab põhimõtteliselt Islamivabariigile pidevalt sõnumit. Sõnum on, kas olete nüüd valmis? Nüüd loobute oma tuumarelvadest. Nüüd tuleme meie ja kas annate oma rikastatud uraani üle või me võtame selle ise. See on ikka ja jälle sama sõnum. Ja, me räägime teiega. Tahate rääkida? Teate meie numbrid? Olgu, räägime. Tahate kohtuda Pakistanis? Kohtume Pakistanis. Te ei saa tuumarelvi ja loobute oma rikastatud uraanist. Mis on selle kõige juures samuti huvitav, on see, et meie, iisraellased, näeme seda olukorda hoopis teisiti kui ameeriklased Ameerika Ühendriikides, kes peavad seda kaugeks konfliktiks. Ja kui nad näevad, et nende bensiinhinnad tõusevad tanklas, lähevad nad paanikasse, mida me kõik mõistame. Majanduslikult on see probleem kõigile, kui hinnad tõusevad. Iisraellased teavad seda paremini kui ameeriklased. Aga nad jätavad suurema pildi märkamata. Ja ma tahaksin ka öelda, et nad ei näe, kui vaprad on Iraani inimesed. Sest kui sa Ameerikas arvad, et maksad bensiini eest veel $1 või millegi muu eest, siis Iraani inimestel on toidupuudus. Neil pole internetti. Nende raha, nende riaal ei ole midagi väärt. Neid terroriseeritakse. Neil pole suurema osa päevast elektrit ega vetki. Ja ometi kurdavad nad oma olukorra üle vähem kui ameeriklased, kes muretsevad tõusvate bensiinihindade pärast. Ja ma tean, et ameeriklased ei saa aru, miks see peaks nende probleem olema. Tegelikult on see kogu lääne probleem. Aga me võime sellesse süveneda, see on juba teine teema, kuid ma ütlen, et me kuuleme nüüd teateid. Meil on raske teada, kuna Iraanis on internetiga probleeme, et protestid on tegelikult kohe uuesti algamas. Praegu me ei tea täpselt. Jällegi, on raske teada, millised allikad on usaldusväärsed, aga mida me teame on see, et režiim on selle pärast mures. Ja kui režiim on selle pärast mures, siis peab tal olema infot, et midagi on toimumas. Olgu, ja ilma internetita on inimestel väga raske omavahel suhelda ja öelda, et tead, tule sellel väljakul kokku ja tulge massiliselt välja. Nüüd, teine probleem on see, et see ei takista neid uuesti maha laskmast, sest me pole ju kõiki Basiji miilitsaid ja revolutsioonilise kaardiväe liikmeid hävitanud. Võib-olla on neile inimestele relvi salakaubana sisse toodud. Ma ei tea, aga asjad hakkavad vaikselt keema. Ja mul on tunne, et ma tahtsin just öelda, et nagu me iisraellaste kohta kogu aeg ütleme, siis iga nädalavahetuse lähenedes usume, et tuleb rünnak, sest on teada, et see algab peaaegu alati nädalavahetusel.
ja sellepärast pean ma ütlema, sest ma tean, et meie vaatajad hoolivad sellest. Me salvestame seda täna. Täna on kolmapäev, 29. aprill. ja see on oluline, sest kui uudistes midagi juhtub, peate teadma, millisest vaatenurgast me räägime. teate, iraanlased on suure surve all ja samal ajal tahavad nad kübarast jänest välja tõmmata, eks? Ja mul pole kahtlustki, et see, mis on Liibanonis juhtunud, kui Hezbollah tulistab neid rakette Iisraeli pihta, on katse kuidagi kiilu lüüa Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vahele. Teisisõnu, nad tahavad näha, kuidas Washington ja Jeruusalemm omavahel tülli lähevad, et lõhkuda nende vastu suunatud koalitsioon, eks? Ja ma arvan, et Netanyahu, keda on kritiseerinud ka osa tema enda toetajatest, jah, et ta on Liibanoni suhtes liiga pehme olnud, et ta on nõustunud piirama Iisraeli sõjalist tegevust peamiselt lõunaosas, eks. Lõuna pool Lattani jõge, selle eest on teda kritiseeritud. Aga ma arvan, et inimesed peavad aru saama, et on õige, et Iisrael ei mängi kaasa Iraani strateegiale, mille eesmärk on meid Washingtonist lahku lüüa. Ja peamine asi siin on Iraan. Sest kui Iraaniga läheb hästi, eks, kui Iraaniga läheb kõik hästi, kui Iraaniga läheb teistmoodi, see vastab Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli sõja eesmärkidele, mis on seotud tuumaprogrammiga ja nii edasi. Teate küll, režiim teeb tõesti muudatusi või veel parem, režiim kukub. See kajastub automaatselt Liibanonis, sest ilma Iraani toetuseta pole Hezbollah midagi, eks? Nagu ka Hamas pole midagi ilma Iraani toetuseta. Ja ma arvan, et see on õige, kuigi peaminister avaldab survet, ei ole ta Liibanoni suhtes karm, aga minu arvates teeb ta õige strateegilise otsuse. Alati on oluline seada prioriteedid, öelda, mis on kõige tähtsam küsimus. Kõige tähtsam küsimus on Iraan. Kui me saame Iraani küsimusega hakkama, kui see läheb hästi, siis on see võit, siis Hezbollah on väike probleem. Kui Iraan tuleb sellest võitjana välja, siis pole vahet, millise kokkuleppe sa saad. Olgu see hea kokkulepe Liibanonis või midagi muud. Iraanlased õõnestavad seda kokkulepet. On ülioluline, et me võidaksime Iraanis. Ja ma arvan, et need, kes kritiseerivad Netanyahut ning sa kuuled seda inimestel Põhja-Iisraelis ja sa pead neile kaasa tundma, sest neid pommitatakse, eks? Aga lõpuks strateegiliselt juhina arvan ma, et ta teeb õige valiku. Ära lase Iraanil kiilu lüüa Washingtoni ja Jeruusalemma vahele. Noh, sellega olen ma sinuga täiesti nõus. Aga tead, räägime korraks Põhja-Iisraeli elanikkonnast. Nad kannatavad tõesti ja tead, meie mõlemad teame, mis tunne on, kui pead keset ööd jooksma oma pommivarjendisse või turvatuppa. Me kõik teame, mis tunne see on, aga erinevus on selles, et ülejäänud riigis, muide välja arvatud Lõuna-Iisrael, kui sinna tulid raketid Gazast, oli seal täpselt sama olukord. Põhjapiirkonna elanikel pole peaaegu üldse aega oma varjenditesse jõuda. Nii et see pole nii, et kuule, ma tean, et saan pidžaamas minna, mul on 90 sekundit. See ei tundu palju, aga tegelikult on sellest küllalt. Kõigepealt saad sa eelhäire paar minutit enne sireeni ning siis 1,5 minutit, et varjendisse jõuda. See ei tundu olevat palju aega, aga usu mind, sellest piisab, et jalanõud jalga panna ja pommivarjendisse jõuda. Põhja-Iisraeli inimesed, enamik neist, mitte kõik, aga see sõltub sellest, kus sa asud või kuhu raketid Põhja-Iisraelis tabavad. Mõnel neist on 15 sekundit ja mõnel pole üldse aega. Sa ei saa lihtsalt terve päeva pommivarjendis elada, sest see võib juhtuda. Seal on väikesed lapsed. Nad peaksid koolis käima. Kodurinde väejuhatus ütles, et okei, me võime koolis käimisega jätkata. Ma pean ütlema, et vanemad olid selle peale väga pahased, sest nad ütlesid, et tore, lapsed lähevad tagasi kooli. Mina ei saada neid kooli ega midagi. Mina ei saadaks. Ma pean teile tõtt rääkima. See on liiga hirmus. On lapsi, kes sõidavad koolibussiga või lapsi, kes kõnnivad kooli. See on liiga ohtlik, sest sa ei tea kunagi, millal rakett võib lennata. Ma arvan, et inimesed, kes ei ela Iisraelis ja isegi need, kes ei ela Põhja-Iisraelis, ei mõista, kui kohutav see olukord on. Rääkimata sellest, et Põhja-Iisrael saab suure osa oma elatusest turismist, sealhulgas siseturismist. Airbnb-d, restoranid, seal on kohti, kuhu minna, tead küll, looduses matkamas käia ja kõike seda.
Ja kui raketid lendavad, ei taha inimesed sinna minna. Restoranides pole kliente, kõik see on kohutav. Need inimesed kannatavad tõesti. Ja meie ning peaminister Netanyahu, tema on sellega tegelenud ja tema strateegia on õige. Aga see paneb tõesti mõistma, et Iisraelil pole mingit võimalust lähitulevikus, ma ei tea, isegi mitte kauges tulevikus, Lõuna-Liibanonist lahkuda. Iisraeli valitsus on seda korduvalt öelnud, me jääme Lõuna-Liibanoni seni, kuni Hezbollah ei kujuta enam julgeolekuohtu. Ja me jääme sinna ja seni, kuni me seal praegu viibime, niinimetatud relvarahu raames, hävitame me, nagu ma hetk tagasi ütlesin, Hezbollah sõjalist infrastruktuuri. Jah, me hävitame sõjamasinat, sõjalist infrastruktuuri, mida nad on aastaid, kui mitte aastakümneid ehitanud. Ja seega iga hetk, mil me seal oleme, on hästi veedetud aeg. Me maksame muidugi ka hinda. Ma arvan, et 16 Iisraeli sõdurit on hukkunud Liibanonis alates selle praeguse operatsiooni algusest. See on noorte meeste elude hinnaga, kuid see on vajalik. Ja siin ma arvan, et kriitika valitsuse suhtes, kriitika Netanyahu poliitika suhtes on see, et nad tahavad mõlemat. Ühelt poolt ütlevad nad, et te lubasite meile relvarahu, aga rakette tulistatakse ikka veel. Ja see on tõsi, tuleb mõista relvarahu piiranguid Iisraeli jaoks, aga see ei tähenda, et Iisrael ei tegutseks. Ja Hezbollah tulistab vastu. Jällegi, see on nüüd sõda, mis on geograafiliselt määratletud, põhimõtteliselt Litani jõest lõuna pool ja väga põhjaosas Iisraelis, eks? Aga kui sa oled põhjas ja ütled, et peaminister lubas mulle relvarahu, siis jah, sa võid tunda end võib-olla pettununa. Teisalt ütlevad paljud põhjaosas, et ta peaks töö lõpule viima. Ta ei tohiks kunagi relvarahuga nõustuda. Nii et teda kritiseeritakse relvarahu pärast ja teda kritiseeritakse ka selle pärast, et ta relvarahuga nõustus, eks? Need, kes seda kritiseerivad, tahavad korraga kahte vastandlikku asja. Ja võib-olla sellel teemal peaksimegi alustama sellega, mida tahame nüüd teha. Ehk rääkima veidi Iisraeli sisepoliitikast. Sest Iisraelis on valimised 6 kuu või vähemagi aja pärast. Ja Iisraelis algab nüüd tõesti valimistsükkel. Ja me mõtlesime, et nagu alati saates käsitleme suuremaid geopoliitilisi teemasid nagu Iraan, Hamas, Hezbollah ja USA-Iisraeli suhted. Need olulised asjad. Aga võib-olla hakkame nüüd igal nädalal lõpetama oma taskuhäälingu sellega, et arutame veidi, mis Iisraelis poliitiliselt toimub. Ja sel nädalal oli meil midagi, mis vähemalt meedia jaoks oli väga oluline. Võib-olla tahad meie vaatajatele ja kuulajatele rääkida, mis sel nädalal Iisraelis poliitiliselt juhtus. Olgu, ja muide, mis on ka huvitav, on see, et umbes samal ajal, kui meie valimised Iisraelis toimuvad, umbes 6 aega hiljem või isegi vähem, toimuvad Ameerika Ühendriikides nende vahevalimised. Ja miks see huvitav on see, et pole kahtlustki, et see, mis toimub Iraanis, Liibanonis ja Gazas, mõjutab mõlemaid. Ma eeldan seda, eks. Kuigi paljud ameeriklased ei mõtle eriti välispoliitikale, siis see ei kehti kõigi kohta. Paljud ameeriklased ei keskendu välispoliitikale. Aga see mõjutab neid. Hormuzi väina blokaad, kõik need asjad mõjutavad ameeriklasi ja iisraellasi. Ja huvitav on näha, millist mõju see avaldab nende valimiste tulemusele. Sa palusid mul lihtsalt öelda, mis sel nädalal juhtus. See oli niinimetatud pommuudis, kuigi pean ütlema, et see nagu vajus ära. Minu arvates on see nii. Opositsioonijuht Yair Lapid ühendas jõud Naftali Bennettiga, kes oli väga lühikest aega peaminister. Tema ja Lapid vaheldusid peaministrina valitsuses, mis eelnes kohe praegusele Iisraeli valitsusele. Nad on ühendanud jõud, et luua erakond nimega Together, Be'Akad. Ja kui nad tutvustasid seda erakonda, ütles Naftali Bennett, et temast saab peaminister ja ta ei hakka Lapidiga roteeruma. Ja mis selle juures huvitav on see, et nad tõusid üles, et oma erakonda tutvustada. Ja poodiumil, tead, nad seisid kõrvuti 2 kõnepuldi juures. Ja mida Naftali Bennett oma avasõnas ütles, oli: Yair Lapid ja mina ei ole poliitikas ühel meelel. Ja just see ongi hea. Sellepärast ongi hea, et meil on ühine erakond. Ja tema mõte oli, et me oleme lõhestunud ühiskond ja see aitab lõhesid ületada. See on natuke nagu Ameerika versioon sellest, kui öeldakse, et me teeme koostööd üle parteipiiride.
Mida sa sellest arvad? Tegelikult kasutas Naftali Bennett iisraellaste jaoks veelgi mõjuvamat sõnumit või kujundit. Ta ütles, et see on nagu sõdurid, kes võitlevad rindel. Mõned neist on vasakpoolsete vaadetega, mõned parempoolsete vaadetega, aga nad kõik võitlevad ühtse meeskonnana. Ja seda me toome ka poliitikasse. Mina ja Yair Lapid, ütles Bennett, ei ole kõiges ühel meelel. Aga meie riigi huvides loome selle liidu. Ja see on hea sõnum. Ma arvan ma vaatan alati poliitikat ning vaatan huve, et see on liit. Ühelt poolt see ühendab kahte olulist inimest, kes kuuluvad Netanyahu vastasesse leeri. Ja Lapid on nõustunud olema Naftali Bennetti järel number 2. Teisisõnu, nüüd on 2 selget kandidaati peaministriks, kas Netanyahu või Bennett. Ja sa arvad, et see annaks opositsioonile uut energiat. Aga pärast tehtud küsitluste põhjal on tegelikult nii, et neil 2 eraldi oli Knessetis rohkem kohti kui neil 2 koos. Ja see on sellepärast, et mõned inimesed, kellele meeldib Bennett, ei meeldi Lapid, seega nad ei hääleta ühise nimekirja poolt. Ja mõned inimesed, kellele meeldib Lapid, ei meeldi Bennett ja nemadki ei hääleta ühise nimekirja poolt. Nii et nad kaotasid mõned kohad. Ja teiseks ma arvan, et paljud tõsised poliitianalüüsid on viidanud sellele, et mõlemal neist polnud valikut või vähemalt mitte tõelist poliitilist valikut, sest Lapidi toetusnumbrid kõigis viimaste kuude küsitlustes olid väga halvad. Jah, kas ma võin seda siin taskuhäälingus öelda? Ma arvan küll. Tal on praeguses Knessetis vist 24 või 23 kohta, aga küsitlustes oli ta ühekohalise toetuse juures. Oli isegi küsitlusi, kus ta ei ületanud valimiskünnist. Nüüd on ta opositsiooni liider. Tal on suur esindatus parlamendis. Aga tema parteid ähvardas valimistel täielik läbikukkumine. Ja seetõttu oli tal väga suur vajadus kellegagi ühineda. Ja Bennetti toetus oli palju kõrgem, kuid tema numbrid olid langemas. Ta oli negatiivsel trajektooril, talle esitas väljakutse Isenkott, kellest me täna ei räägi, aga ta on veel üks opositsioonis olev mees, kes mõnes küsitluses oli juba Lapidist möödumas. Bennett, peaksin mõtlema. Ja nende põhjuste tõttu maksimeerisid mõlemad. Sest Iisraelis saad sa meie süsteemi järgi valimisrahastust vastavalt sellele, kui palju Knesseti liikmeid sul eelmises Knessetis oli. Nii saab Bennett selle partei, Yesh Atid, Lapidi partei, rahalise ja logistilise toetuse, millel on olemas struktuur, raha ja nii edasi. Lapid saab kellegi, kes teoreetiliselt toob sisse rohkem hääli, kui ta ise kunagi suudaks. Ja nii võib tegelikult öelda, et kuna mõlemad olid nõrgad või nõrgemad, kui nad lootsid olla, olid nad sunnitud ühinema. Õige, aga lihtsalt, et inimestele selgeks teha, Yair Lapid on opositsiooniliider, sest tal oli Knessetis teise suurima arvu kohti pärast Netanyahu Likudi parteid. Olgu nii ongi, et opositsiooniliider on see, kellel on teise suurim partei. Et ta hakkas toetust kaotama. Ta kaotas toetust küsitlustes. Tegelikke kohti pole ta kaotanud. Ja nüüd on see oluline, sest Bennettil ei ole ühtegi kohta. Bennett, kui sa ütled, et tema numbrid on kõrged, siis sa räägid küsitlustest. Õige. Nüüd, Bennett on alati olnud küsitlustes parem kui valimistel, aga see on juba teine teema. Ja ma tahaksin lihtsalt öelda ühe asja selle kohta. See oli väga nutikas metafoor öelda, et 2 meest on ühes tankis. Nad jagavad tanki ja neil on vastandlikud poliitilised vaated, aga nad töötavad koos. See on suurepärane, ma ütleksin metafoor, aga see ei ole täpne. Ja põhjus, miks see ei ole täpne, on see, et need mehed tankis alluvad kellegi teise poliitikale. Neil on armee staabi ülem, nad on selles koos. Nad on relvavennad. Mulle ei meeldi seda terminit kasutada, sest see kuulub ühele kaugele vasakpoolsele organisatsioonile, aga nad on lahingus võitluskaaslased, nagu see peakski olema. Nad ei pea isegi teadma, millised on nende poliitilised vaated. Nad peavad teadma, kes on lojaalne ja kes on võitleja. Poliitikas teevad poliitikud poliitikat ja seetõttu, kui sul on vastandikud seisukohad, ei ole see sugugi sama. Kelle poliitika, ütleme nii, võidab lõpuks ja see on üks asi. Ja teiseks tahaksin öelda, et on kummaline, kuidas erinevate küsitlejate küsitlustulemused Iisraelis, kuidas Netanyahu seis võrreldes teiste parteidega on täiesti erinevad.
ja teatud kanalid, mis kasutavad teatud küsitlejaid, telekanalid, seal on Netanyahu küsitlustes palju madalamal kui Bennett. Ja teistes kahes kanalis on ta Bennettist palju kõrgemal. Mis see lahknevus on ja mida see tähendab? nii et kõik küsitlejad kasutavad erinevat metoodikat. Aga mis paljudele iisraellastele minu arvates närvidele käib, on see, et telekanalid ja teised meediakanalid, kes Netanyahut ei toeta, avaldavad pidevalt küsitlusi, mille järgi ta nende andmetel valimisi ei võida. Ja teised meediakanalid, kes on Netanyahu suhtes soosivamad, näitavad oma küsitlustes, et tema võidab. Kõik on täiesti kallutatud. See on umbes nagu ameeriklased ilmselt mõistavad, sest kui sa vaatad CNN-i, siis sulle Trump ei meeldi. Ja kui sa vaatad Foxi, siis tõenäoliselt sulle Trump meeldib, eks? Ma arvan, et nii on see tänapäeval paljudes lääneriikides. Ainus küsitlus, mis tegelikult loeb, on muidugi see, mis juhtub valimispäeval. Kõik muu on teoreetiline. Kuigi pole kahtlust, et Lapidi väga madalad numbrid ja asjaolu, et Bennetti numbrid olid langustrendis, lõid uue poliitilise reaalsuse, mis sundis neid seda muutma. Ma arvan, et Bennett tahtis kokkuleppe ära teha enne, kui tema numbrid veelgi langevad, kui tal oli veel midagi, mille üle läbi rääkida, eks? Tema küsitlustulemused ja Lapid oli ilmselt üsna veendunud, et tema numbrid ei parane eriti ning ta pidi kokkuleppe tegema ja oma ressursse maksimaalselt ära kasutama, milleks on peamiselt tema organisatsioon ja raha, mida ta lauale toob. Võib-olla arutame järgmisel nädalal mõningaid teisi parteisid, aga see oli selle nädala suurim uudis. Ma kahtlen, kas see ühtsus Lapidi ja Bennetti vahel on murranguline. Võib-olla lõpetan lihtsalt sellega. See võib-olla mõjutab hääli anti-Netanyahu leeris. Ma ei usu, et see tooks hääli, mis teoreetiliselt kõiguvad vasaku ja parema vahel, kui seda saab Iisraelis nii öelda. Inimesed, kes mõtlevad Netanyahu poolt hääletada, ei hakka nüüd selle nimekirja poolt hääletama. Teisisõnu, see muudab pigem seda, kuidas inimesed hääletavad anti-Netanyahu leeris. Ma ei usu, et see viib hääli ühest leerist teise. Ma võin eksida, aga nii mina aru saan. Õige. Ja järgmisel nädalal selgitame ka uuesti, miks see süsteem erineb näiteks Ameerika Ühendriikidest. Ja nagu ma ütlesin, Ameerika Ühendriigid ei ole ainus teine riik maailmas, aga meie jaoks ja selle sõja puhul on Ameerika Ühendriigid kõige olulisemad. Ja meie süsteemid on erinevad. Ja sellepärast ongi ameeriklastel mõnikord raske meie süsteemist aru saada, kuidas see toimib ja mida see tähendab. Sa kas võidad valimised või ei võida. See ei ole nii mustvalge nagu Ameerika Ühendriikides ja sellega seoses vaatame, mis edasi saab. Ja kes teab, mis toimub, nagu me igal nädalal ütleme, mis sel nädalavahetusel Iraani osas juhtuma hakkab. Ma olen kindel, et president Trump annab meile kõneainet, kindlasti. Näeme järgmisel nädalal, Ruthi.